Tere hommikust, kallis kogudus, kõik, kes te täna olete meiega. Ma tervitan teid ja jätkuvalt ütlen, et ma väga-väga igatsen. Aga et täna koos olla ka Jumala sõna juures, siis ma loen kõigepealt Apostlite tegudest 17. peatükist alates 22. salmist. Siin Paulus räägib Ateenas, aga siin ta ütleb nii, et Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja ütles: Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud. Sest kui ma läksin läbi linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ma sellise altari, millele on kirjutatud tundmatule Jumalale. Keda teie nüüd ka tundmatult teenite, teda kuulutan mina teile. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja. Tema isa ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ette määratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat. Kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist, sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud, sest ka meie oleme tema sugu. Kui me nüüd oleme Jumala sugu, siis ei tohi me arvata, et jumalus on kulla või hõbeda või kivi sarnane või nagu inimeste oskuse ja kujutluse loodud. Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd ta käsib kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada, sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et ta on tema üles äratanud surnuist. Kuuldes surnute ülestõusmisest hakkasid mõned pilkama, teised aga ütlesid: me tahame sinult selle kohta veel teinegi kord kuulda. Ja nõnda läks Paulus nende keskelt ära. Aamen. Apostel Paulus kuulutas, sest tema peal oli Jumala vägi, mis ajendas teda julgelt kuulutama Jeesusest ja ainsast Jumalast, Jehovast. Ta kuulutas elavat Jumalat, aga ta nägi, et inimestel on kalduvus teha oma silmale nähtavat Jumalat läbi oma kujutlusvõime, küll kullast, hõbedast või puust. Aga ta tuletab meelde, et Jumal elab meie igaühe südametes, kes me oleme Jumala sinna elama kutsunud. Me inimestena ihkame kõik vabadust. Eriti ka tänasel päeval igal ühel on oma kujutelm sellest, et milline on see vabadus, mida ta ihkab. Aga kuid me vajame vaimset ja hingelist vabadust veel rohkem kui ehk majanduslikku ja poliitilist vabadust. Johannese 8:36 ütleb, et kui nüüd poeg ehk Jeesus Kristus teid vabaks teeb, siis olete te õieti vabad. Jumal mõistab inimese olemist ja vabaduse ihkamist. Ja tal on lahendus ja tal on ainult üks lahendus ja ta ütleb, et selleks on Jeesus Kristus. See on tõeline vabadus eluks ja igavikuks. Meil on põhjust täna Jumalat tänada, sest ta kuuleb meie palveid. Jumal on elav Jumal. Tema jõud ei ole nõrgenenud ja ta arm on veel meile täna avatud ja see on meie kasuks. Aga nagu ka tänane kirjakoht ütles, et kõik on selleks, et me parandaksime meelt
et meie mõtteviis võiks olla Jumala poolt seatud mõtteviis. Ka tänases olukorras, hetkeolukorras kõneleb ka minu jaoks täna 2 kuningate raamat ja 6. peatükk, kus on juttu Eliisast ja süürlastest ja siin on see, kui süürlased tõusevad üles ja siis oli linna ümber oli sõjavägi, hobused ja vankrid ja selles linnas oli Eliisa koos oma teenriga, aga neil oli teenriga päris suur erinevus. Erinevus oli selles, et Eliisa uskus elavasse Jumalasse, aga tema teener veel ei teadnud, et on võimalik näha ka vaimulike silmadega asju. Ja nüüd Eliisa ütleb nii, vastu oma teenrile, teener ütleb, oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme? Aga Eliisa ütleb, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ja Eliisa palvetas ning ütles, issand, tee ometi, palvetas teenri eest, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi ja vaata, mägi oli täis tuliseid, hobuseid ja vankreid ümber Eliisa. Jumal on elav Jumal, ta kuuleb palveid. Ja siin, kus Eliisa usk oli avatud silmade ja vaimu läbi, siis tema jaoks ei olnud vaenlased mingi probleem. Eliisal on usk ja tal on avatud vaimusilmad, mis tähendab, et kui sa oled vaenlasest ümber piiratud, aga sa ei näe, et see olukord on lootusetu. Sa näed hoopis, et sul on kõikvõimas Jumal. Sa näed tema võimsust ja vägevust. Ja ta ütleb siis oma teenrile, kes ei näe, et Jumal on nii suur ja vägev. Ta ütleb, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Eliisa tundis oma Jumalat ja ta teadis, et Jumalal on valmis pandud palju suurem sõjavägi kui see, kes neid piiras. Ma räägin ühe muistse jutu ühest preestrist, kes jõulu 1. pühal läks kirikusse. Aga see kirik oli see aeg selline, mis oli ööd ja päevad lahti. Seal kirikus oli ka puidust selline Jeesuse kuju. Ta läheb kirikusse ja jõulu 1. püha hommikul enam Jeesuse kuju ei ole seal. Ta kutsus ka kõik naabrid, et tulge hakkame otsima, et Jeesus on kadunud. Ja äkki märgati üht väikest poissi, kes kelguga kirikule hakkas lähenema. Poiss jõudiski kirikuni ja võttis oma kelgu pealt teki mähitud Jeesuse kuju ja viis selle sinna tagasi. Küsiti siis, et kuule, miks sa seda tegid? Aga poisil oli väga lihtne vastus. Ta ütles, et tema suurimaks sooviks selleks jõuluks oli saada kingiks kelk. Ta oli kõik õhtud palunud, et talle Jumal kingiks selle kelgu. Aga ta andis ka sellise lubaduse, et kui ma selle kelgu saan, siis ma esimese sõidu teen Jeesusele. Ja nii ta siis tahtiski tegelikult ta viisi oma lubaduse täide. Aga armas kuulaja, kui me mõistame, et see jutt oli lapsele väga kohane, aga ma arvan, et meile
kui me palume midagi Jumalalt, siis meie jaoks elav Jumal, ta ei vaja ühte küünalt kirikusse panemiseks või ta ei vaja, et jah, nüüd ma täidan selle, mis ma Jumal sulle lubasin, vaid tegelikult tal on ainult üks. Nagu ootus, ta ütleb, et anna oma süda, anna kõik, mis sul on. Anna oma elu elavaks ohvriks ja ma teen su vaimu silmad lahti ja me näeme, kui kõikvõimas meie Jumal on, kes suudab igas olukorras panna meid nägema, kui suure armastusega tema meid on armastanud. Jeesus tuli siia maailma, et saatana tööd ära tühistada. Ta võitis ristisurma läbi vaenlase ja kui sina tahad hakata nägema vaimset reaalsust, meid ümbritseva vaenlase reaalsuse asemel, kui sa tahad näha tõeliseid tuliseid sõjavankreid koos taevaste sõjaväe hulkadega, siis tee oma süda lahti Jeesusele. Sest Elisa ütles, ära karda, sest neid, kes on meiega, on palju rohkem. Jeesus ütles, ärge kartke. Ta ütles, et minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Kui me elame Jeesuse sõnade kohaselt, siis me elame elu, mis on reaalsem kui see, mida me oma silmaga näeme või oma kõrvadega kuuleme. Siis me näeme seda, mida Jumal on meile kõigile valmis pannud. Tänu talle selle eest, et meil on suur tänupõhjus ka täna, 6. pühal tänada teda. Aamen. Üks Jumal on meil, vaimus me saanud üheks. Üks Jumal on meil, meie palveid uuendatud saaks me osadus ja et armastus üks meil valitseks meie seas ja võiks külvata me teod. Käigem koos, vennad õed, ikka koos käsikäes. Käigem koos, vennad õed, ikka koos käsikäes. Koos ka jagagem sõnumit, mis õnnistuseks on ja et armastus üks meil valitseks meie seas. Jah, et armastust võiks külvata me teod. Teeme tööd Issandale ikka koos käsikäes. Teeme tööd Issandale ikka koos käsikäes ja me saavan, et ükski sõber solvatud ei saaks ja et armastus üks meil valitseks meie seas. Ja et armastust võiks külvata me teod. Kiitkem koos Isa taevas, kellelt saame me kõik. Kiitkem koos Jeesust Kristust, meie päästja on ta. Kiitkem koos Püha Vaimu, kes meid kõiki ühendab ja et armastus üks meil valitseks meie seas.
enne käisin pattudes, tühjus valu südames, rahutuna kõikjal ringi kõndisin. kui ma Jeesust kohtasin, mured talle rääkisin, rõõm ja rahu täitsid kurva südame. olen vaba, olen vaba, olen vaba patuahelatest ma. kui ma Jeesust kohtasin, mured talle rääkisin, rõõm ja rahu täitsid kurva südame. isa tõotus kindel on, püha vaim veel sama on, jõudu annab tunnistada issandast. vaimu tuli põleb taas nagu ülemisest toas, langeb taevast, muudab nõrgad tugevaks. nüüd ta põleb, nüüd ta põleb, nüüd see püha tuli põleb südames. vaimu tuli põleb taas nagu ülemises toas, langeb alla, muudab nõrgad tugevaks. oled haige, hädine, Jeesus ikka endine, haigeid tervendab ja aitab vaevatuid. on sul vaevad suured süüd, tema juurde rutta nüüd, meie haigused ta võttis ristipuu. veerev vägi, sama vägi tänagi veel tervendab. olgu häda väike suur, tema juurde rutta nüüd, meie haigused ta võttis ristipuu. piibel meile õpetab, Jeesus varsti tuleb taas, oma lapsed taevaausse võtab ta. seal kõik vaevad kaovad, mured rõõmuks muutuvad, oh mis õnn on olla pühadega koos. oled valmis, oled valmis, valmis Jeesusele vastu minema. seal kõik vaevad kaovad, mured rõõmuks muutuvad, oh mis õnn on olla pühadega koos. Lehvitame ka. tere, meil on kõigil väga-väga hea meel, et me saame jälle teiega koos mõtiskleda. Teie seal, meie siin, aga saame olla vaimus koos, niimoodi öeldakse piiblis, et see on täitsa võimalik. nii, poisid, kuidas nädal on läinud? hästi. mis sa teinud oled see nädal? maganud ja mänginud ja olen olnud väga kaua üleval ja vaadanud naljafilmi. naljafilmi nägid ka? ja naljakaid videosi nägime. ja, aga kuule, te saite ka kokku väikeste tibudega. ja tibu. mis sa tibu nimeks panid? Linnu. see on tibule hea nimi. mis sina panid tibule nimeks? Juunior. ja peale seda te tahtsite kõik koduloomasid? ja ma
tegi ka lihtsalt nalja, et ma panin tibule nime iskiga hakkasin naerama. Kõik hakkasid naerma, et see oli naljakas nimi Tibule, jah? Nii, poisid, aga täna ma tahan teiega rääkida sellisest asjast nagu... Miks me praegu kodus oleme? Koroonaviiruse pärast. Koroonaviiruse pärast. Kas sina teadsid seda, Jordan, või? Ja, kun loona on tukene tuulelõugad. Siukene tuulelõugad on koroona peaaegu. No, ta on ka viirus. Tuulelõugad on ka viirus, jah? Mõlematel poistel olid see kevad tuulelõugad. Ja. Ju. Kas sulle jäi mõni arm ka tuulelõugetest või? Ja, jäi. Mul oli Jah, siin on üks arm, jah. Aga muidu läksid meil väga hästi. Ja, kulus ära nüüd. Kulus ära, just. Nii, et viirus on selline asi, mis võib tulla sinu kehasse. Ja kuidas sa siis sellega hakkama saad? Mis sa arvad, mis su keha sellega peab tegema, et kuidas sa sellega hakkama saad? Ei tea. Vaata, kui viirus tuleb sinu keha sisse, siis sinu kehas on siuksed sõdurid. Ja neid sõdureid nimetatakse antikehadeks. Ja need sõdurid hakkavad kohe vaatavad, võõras tuli sisse. Kas nad hakkavad võitlema? Jaa, nad hakkavad võitlema selle viirusega. Ja neil on salarelv hakkavad siis tegema. Ja salarelv on sellised antikehad, kes saavad jagu nendest viiruse osakestest. Täiesti saavad jagu. Näiteks teie tuulerõuged. Nüüd teine kord teie enam tuulerõugetesse ei jää, sellepärast, et teie keha on valmis selleks. Mõne viirusega on niimoodi, et me vajame vaktsiini. Teie olete ka erinevad vaktsiini saanud ja see on sama nagu oma keha antikehad, aga siis aidatakse kaasa, et need antikehad tekiksid sinu kehas. Ja kui see haigus tuleb, siis kõik on valmis. Koroonaga on see jama, lapsed, et kui see haigus tuleb ja tuleb sinu keha sisse, siis me ei ole valmis. Sinu kehas ei ole neid antikehi ja vaktsiini ka pole veel. Sellepärast me istume siin kodus, et praegu teadlased laboris ruttu mõtlevad, mis sellega teha. Ja võib-olla see kaob ära, sest paljud haigused on ära kadunud. Aga teate, mina tean ühte viirust, mis on väga-väga paha viirus. Teil on ka vahel see viirus. Isegi mul on vahel see viirus. See on väga paha viirus. Mis te arvate, mis viirus see võiks olla? Nohu ja kõha. Ei, see on nohu selle kõrval. Palavik. Ei. Tead, mis viirus on või? Kas teil on ka see viirus vahel? See on vingumise viirus. Kas teil on vahel vingumise viirus? Ving. Ja tuleb viirus majja. Üks hakkab vinguma, siis hakkab teine vinguma, siis hakkab emme vinguma ja siis hakkab emme issi kallal vinguma ja siis hakkab issi vinguma ja viirus läheb laiali. Aga me isa hakkab lobin. Ja siis hakkab lobin ka veel vinguma. Aga Esla hakkab ka vinguma siis. Ja Lenoga. Lenoga kõik vinguvad ja kõik on aga viirusest. Aga panime vinguma ainult meie. Ainult teie vingute, teie saate vinguviiruse. Aga mis te arvate, et see vingumine on küll väga paha viirus. Kas te arvate, et selle vingumise viiruse vastu on ka äkki mingid antikehad, mingi vastumürk? Näiteks komm või multikas. Konn on hästi mülgine, keda ei puudutada ja kolk tegi ämbikule enda taga, aga niimoodi, et kolk võidati. Skorpion.
ühesõnaga jaa, sul on vahva jutt, pärast kuulame edasi seda juttu, aga mina tahtsin öelda, et mina tegelikult arvan, et tean, milline on vingumise vastumürk. Ja teate, mis ma arvan, et see poisid on või? Ei. Tänu. Tänulikkus. Hakkad tänama niimoodi, no proovi hakata vinguma. Ma ei oska praegu. Tänu, et sa ei oska vinguda. Ja kas sul on tuju hea? Jah. Sest proovige, mul tuli üks koalakaru siin, et kui sina proovid, hakkad vinguma. Ma ei taha praegu siin üksi kodus olla, aga proovi, see oli vingumine. Kohe proovin nüüd tänada. Mul on oma kodu ja mul on oma perekond ja mul on nii tore kodus olla. Me saame praegu nii palju koos olla. Enne me olime kurvatapi, me ei saa üldse koos olla. Ja nüüd meil on võimalus nii palju koos olla. Ja vingumine põgeneb. Sellepärast, et tänulikkus on tugevam kui vingumine. Kas sina teadsid, et tänulikkus on tugevam kui vingumine? Joo. Ja teate, mis nüüd on poisid? Nüüd jätame selle meelde. Kui tuleb meile vingumise viirus, sest see tuleb emmele ka siis pärast. Ma ei taha haigeks jääda. Ja siis tuleb Issile ja nagu te ütlesite, siis tuleb Lobinile ja siis tuleb Eslale, siis tuleb Enole ja kõik saavad viiruse kätte. Aga me tahame niimoodi teha äkki, et see, kelle peale viirus tuli, peab kohe hakkama tänulikkuseks, siis viirus põgeneb ja ei lähe edasi. Mis te sellest arvate? Kas proovime niimoodi? Jaa. Sina ei proovi või? Miks? Kui Jodi ei proovi, ise läheb sohvile ja õue ka viirus. Proovime ikka. Näiteks kui vingumine tahab tulla, siis Jordan proovib. Tänu Jeesus! Naljaka näoku sa olid. Ütled tänu Jeesus! Tänu Jeesus! Ütleme kõik koos. Tänu Jeesus! Tänu Jeesus! Tubli! Ja kui sa ütled tänu Jeesus, siis viirus põgeneb. Nüüd on nagu antikehad. Tänu emme! Tänu Jordan! Tänu vahva! Tänu rahva! Et me oleme tänulikud ja kui me oleme tänulikud, siis see vingumise viirus ei pea üldse vastu. Aga vingumise viirus on siuke paha viirus, et ta tahab kogu aeg tulla uuesti sisse. Vahel tahab mitu korda päevas tulla sisse. Siis me peame võitlema taga tänuga. Tahame võidelda koos tänuga. Või mul tuleb 3 korda vist. 3 korda, siis sa pead 3 korda tänuga võitlema. On nii, poisid? Kui tuleb tänu ma viskan tänu pihta, et ta kuule autoga. Sa said valesti aru, mitte tänu pihta, vaid viiruse pihta, vingumise pihta. Suure autoga. Ja vingumise pihta. Tänu on hea. Kui ma viskan vingumise pihta, kas temaga kulma? Ja ei tule. Nii et, kallid lapsed, varsti võidetakse iga viirus. Ja meie saame väga hästi töötada vingumise viiruse vastu. Ja mis oli vingumise viiruse vastu? Tänamine on viiruse vastu. Nii et kui tuleb vingumise viirus sisse ja emme ütleb, mis sa vingud, siis sa mõtled, viirus on kohal. Hakkan tänama. Tänu Jeesus, tänu emme ja toidu eest, tänu Issi ilusa kodu eest. Ja me täname ja viirus kaob ja viirus saab võidetud. Ja kui tuleb tagasi, hakkame jälle tänama. Teeme niimoodi. Ja ma võtan maad, kelle kunipäeva auta ja viskan teise kelle... Nii kaua kuni Jordan mõtleb strateegiaid, kuidas veel... Et kuidas me saame võidelda vingumise vastu. Jätame siis meie meelde, et see on tänu ja minul on siukene mõnus tunne, et
õige varsti saame me juba Ridala kirikus kokku ja saame tähistada seda, et me oleme kokku saanud ja et viirus on võidetud. Ütleme tänu Jeesus kõik koos. Tänu Jeesus ja täga! Nii, aga nüüd poisid, teate, mis nüüd on? Nüüd tuleb Robin ja teeb meile ühe triki. Teeb, mis arvate? Teeb? Laadiki. Jaa, triki teeme. Nii. Siis on hea vaadata, kuidas see trikk käib. Nii, Robinil on klaas ja sent. Nii, vaadake. Teeme niimoodi. Hopsti. Hopsti. Kuidas ta klaasi sisse sai? Veel. Klaas on terve. Mis selle juurde on arva? Kuidas sai klaasi sisse? Ei tea, eks ju. Et lõi kella kati ja pani. No aga ta on terve ju. Tee veel, Robin. Tee veel ükskord. Hopsti. Jube äge. Kas sa tahad ka proovida? Kohe läks sisse. Ja kas te tahate ise ka proovida nüüd? Jah. No võta ja proovige nüüd ise. Ja teie saate ka kodus katsetada. Ja täga! Tänase päeva ja aja märksõnaks on tervis. Inimesel on nii vaimne tervis kui ka füüsiline tervis. Füüsilise tervise kohta ei oska ma midagi tarka öelda, aga vaimse tervise kohta jagan teiega Jumala sõna. 1. Korintuse kirja 3. peatüki salmidest 9-15. Sest Jumala kaastöölised oleme meie, Jumala põllumaa ja Jumala hoone olete teie. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba on olemas. See on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest? Kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. See on Jumala sõna. Täna on sellel sõnal midagi meile kõigile ütelda, sest Jumala sõna on mõeldud kõigile inimestele ja ka kõigile ajastutele. Ja selles protsessis on täna minu osa ja meie ülesanne olla Jumala kaastööline selles mõttes, et edastada seda, mida Jumala vaim on andnud. Mõistan seda suurt vastutust ja püüan anda oma parima Jumala vaimu kaasabil. Kõigepealt
Jumal võrdleb meid apostli sõna läbi Jumala põllumaa ja Jumala hoonega. See tähendab eelkõige seda, et ole, kes sa oled, sa kuulud ikkagi Jumalale. Tema on inimese loonud ja seega oleme meie tema omad. Olenemata sellest, kas meie seda arvestame või ei arvesta mitte. Jumala põllumaa ja Jumala hoone, millest need võrdlused räägivad? Et inimese hing saaks toidetud, ravitud ja kaitstud, selle jaoks on tarvis 2 osa inimese hinge hooldamisel. Esimene osa oli siis, et inimene kui põllumaa, sellega tegeleb Jumal. Ja teine osa, inimene kui Jumala ehitus ja selle ehitustegevusega tegeleb inimene ise. Niiviisi saab inimese hing õnnistatud. Oleme Jumala põllumaa. Selliselt tahab Jumal meid kasutada, selliselt tahab ta meid näha ja meisse suhtuda. Aga Jumal ei sunni meid olema tema põllumaa, vaid ta on andnud meie kätte vaba valiku, kas me tahame olla tema põllumaa või ei taha. Kui me tahame, siis Jumal võtab hea meelega seda harida, teeb seda põhjalikult ja teeb seda väga hästi. Ja kui meie ei lase ennast harida, siis kord Jumala palge ees oleme tühjade kätega ja see ei ole mitte meeldiv. Elu siin maa peal saab kindlasti otsa ja sama kindlasti jätkub ka elu. Ja selle eeskujuks või märgiks meile on Jeesuse Kristuse ristisurm ja tema ülestõusmine. Kui me laseme endaga toimida nagu Jumala põllumaaga, siis ootab meis ees õnnistatud tulevik Jumala igaveses kuningriigis. Kas sa soovid seda? Kui soovid, siis las Jumal harib sinu hinge põllumaad. Mida on siis põllumaal kõigepealt tarvis? Kõigepealt on tarvis ette valmistada põllupind. Selleks on vaja kobestada ja harida, künda ja äästada, et oleks loodud kõik tingimused seemne kasvuks. Nüüd, mida see tähendab meie juures? Künni juures pööratakse maapind tagurpidi. See, mis on peal, see saab alla ja see, mis all on olnud, see saab peale. Enne ei ole me mõelnud Jumalale kui kõige pealmisele. Me oleme ise olnud kõige pealmine oma tahte, oma tegevusega, aga nüüd on see pööratud teistpidi. Jumal on saanud peale ja meie oleme jäänud alla. Ja kui me oleme lasknud Jumala sõnal künda meie elu teistpidi, siis Jumal on saanud meie elu kõige tähtsamaks osaks. Kujutame ette, et ega künd põllule ei ole kerge. Kõik pööratakse teistpidi. See purustab ja muudab kogu olukorra. Ja see on ka meie juures, kui Jumala sõna puudutab meie hinge sügavusi, siis ka muutub meie juures kõik. Meie see oma enesetahe, see allutatakse Jumala tahtele. Jumal saab primaarseks ja kõige olulisemaks meie elus. Meie sõbrad, võib-olla mõned lähevad ära, sest ega me enam huntidega koos ei ulu ja sellepärast me neile ka enam ei sobi. Aga nüüd oled sa saanud
Jumala põllumaaks ja tema annab sulle uue tee. Ta annab sulle uued sõbrad ja uued võimalused. Sa koged, kuidas Jumal hakkab sinuga tegutsema ja tegelema oma püha vaimu läbi ja on sinuga kõigis sinu katsumustes. Ka siis, kui suureks peetud kamakad muutuvad pihuks ja põrmuks. Ja järgmiseks hakkab Jumal väetama sinu hinge põllumaad. Selleks avab ta sinu ees oma sõna sügavused. Sa hakkas seda mõistma, see saab sulle väga armsaks. Ta kosutab sind palve kuulmiste läbi, liidab sind oma kogudusega, kus sa tunned abi ja toetust ja püha vaim on kui taevane abimees sinu kõrval, sinu ümber ja sinu sees. Sa pole üheski katsumuses üksi. Sa oled Jumala enda erilise tähelepanu all. Ja kui nüüd sinu hinge põllumaa on seemnekülviks valmis, siis Jumal külvab oma püha vaimu läbi oma ande ühiseks kasuks, nagu see on kirjas 1. Korintuse kirja 12. peatükis. Kas see on siis vaimu läbi tarkuse sõna või tunnetuse sõna või usk või tervendamise and või imeteod või prohvetlik kuulutamine, vaimude eristamine, võõrad keeled või keelte tõlgendamine. Pühakiri kinnitab, aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eri osa nõnda, nagu tema tahab. Meie ei saa valida omale vaimuandi, vaid Jumal annab vastavalt sellele, milleks sina oled kõige sobilikum, aga ka vastavalt sellele, mis on kogudusele kõige vajalikum. Jutt on põllumaast ja põlluharimisest. Kui inimesed ise saaks valida, võib-olla kõik valiksid lauda ja põllule ei läheks mitte keegi, aga on vaja ühte ja terviklikku, nii nagu kogudus on üks ja terviklik ja seal Jumal teab, milliseid töötegijaid on vaja, millist andi just sinule on tarvis anda. Meie ei ole kutsutud kedagi kopeerima. Jumal vajab sind ja just sellisena, nagu sina oled ja nende andidega, mida tema sinule on andnud. Tee kindlaks, milline see on ja arene ja kasva selleks ja teeni Jumalat. Ja see on Jumala eesmärk sind harida kui põldu, et sa kannaksid igavikku vilja Jumala riigile. Nüüd siis teine osa, Jumala ehitus, Jumala hoone. See on hinge õnnistuse teine osa ja ka väga tähtis osa. Kui põlluna on ette valmistatud, siis ehitustöö on meie kätte usaldatud. Usun, et oled minuga siin ühel nõul, et ehituse juures on kõige olulisem just alus, mida me vundamendiks nimetame. Kiviõlis on uus linnaosa ehitatud soo peale ja siiani öeldakse soopealseks seda. Ja seal hakati ehitama ühte 9-kordset maja ja siis, kui 7 korrust oli juba valmis ehitatud, siis hoone hakkas vajuma ja jäi 2 korrust ehitamata, seepärast, et alus ei pidanud vastu. Aga apostel Paulus kirjutab alusest. Mulle antud Jumala armu järgi
olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Selge pilt. Jumala hoone aluseks on Jeesus Kristus ja selle kõrvale ei saa Jumala hoone ehitamisel panna ühtegi teist alust. On küll üritatud küll oma vagaduse või heade tegudega või kogudusliku kuuluvusega, millega iganes. Need küll kenad asjad, aga Jumala hoone pealise ehitust need välja ei kanna, vaid me võime hakata vajuma. Nüüd siis edasi. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Igaüks meist on Jumala ehitustööline ja me ei ole vastutavad selle eest, kuidas meie ehitame. Kui Ridala palvela põles 31. detsembril 1983. aastal, siis otsustati nii koguduse kui ka toetajate poolt, et ehitame palvemaja uuesti üles. Ja selle ajal koguduse vanemaks oli siis Valdemar Kaasik, väga tunnustatud ja väga hea meedik, aga ehituse kohta ta ütles, et mul ei ole õrna aimugi, mis ehituseks vaja läheb ja siin ma olen täiesti abitu. Aga ometi ta jäi ustavaks vaimulikuna sellele osale, mis temal tuli kanda selle ehituse juures ja Jumal lubas kordaminekut. Ta andis vastavaid abimehi ja ka materjali ja kõik sai korda. See oli venna ustavus, mille järgi 1988. aastal koguduse aastapäeval avati palvela, millega me võime kõik rahul olla ja rõõmu tunda. Ustavus oma ülesannetes on kullaprooviga. Ma olen ikka imestanud palvela koristajaid. Nende töö, kui nad tööd teevad, ei ole nähtav, aga pärast on küll kaunis hea tulla. See on kullaprooviga ja need, kes palvelad kütavad samamoodi. Pastorist, tema abilistest rääkimata, siin on nii kulda, hõbedat kui ka kalliskive. Kordan meie teksti lõpuosa, kus on kokkuvõte ehitamisest. Kas keegi ehitab selle alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest? Kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju. Aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. Jumal on andnud meile targa meele ja mõistuse, et me oskaksime aru saada, kuidas me ehitame. Ta on andnud meie kätte aja ja võimalused ja valikud ja need valikud teeme meie ise. Tänane sõna kutsub meid üles järele katsuma, kuidas meie ehitame. Kui suure tähelepanu me pöörame vaimulikule osale, mis on meie usuelus tähtis, kas ajalik või vaimulik? Kas me oleme ustavad oma ristimistõotusele? Eks selle järgi saame me kord ka palga. Siin maa peal kogume me varandust taevasse oma igavese elu jaoks ja meil on kasutada väga erinevad ehitusmaterjalid.
armastus, ustavus, truudus, alandlikkus, ohvrimeel, palvetöö, evangeeliumi kuulutamine. Ja meil on valida, kas me nende heade materjalidega ehitame või laseme, nii nagu maailmas öeldakse, üle nurga. Siis ei ole ka oodata, et see ehitus püsima jääb. Jumal on väga-väga suuremeelne ja ta lubab ka neile, kelle töö peaks kord ära põlema. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule, nii et teie vaemanägemine issandas ei ole asjatu. Kui ka töö peaks ära põlema, pääsevad nad ikkagi, ainult palgaosa jääb kõhnaks, sest nagu töö, nõnda ka palk. Tänane sõnum on meile kõigile väga oluline. Me oleme Jumala põllumaa ja Jumala ehitis. Jumal tahab olla meie elus peamine, põhimine ja esikohal. Teeme targasti, kui me sellega arvestame, kui oleme otse kui põllumaa, mida Jumal saab harida, ja ehitus, mida me väga vastutustundlikult ehitame, et kord püsima jääda Jumala palge ees. Ja see sõnumi kokkuvõte on, igaüks vaadaku, kuidas ta ehitab, sellest sõltub palk igavikus. Aamen. See how